Nii, oleme siis Kasari jõel. Palju sa siin oled paadiga kulgenud nagu? Et me oleme Kasari jõel, me oleme moodsad. Me kulgeme Kasari jõel elektrijõuga. Ei mingeid fossiilseid kütuseid, ei mingeid diisleid, ei mingeid bensiine, ei 98-95 rääkimata. Kulgeme puhtal rohelisel elektrijõul. Ja kui vaikselt veel. Ja kui vaikselt, jah. Kuulake vaikust korra. Isegi meie südamelöögid, meie kõikides sügavamad südamelöögid on kõik selgelt kuulda. Ja jaanipäeva ajal neid lööke on, ütleme nii. On. Ja kuulame vaikust nüüd. Nii, kuulate. Oli vaikne. Väga hea. Aga ma küsisin, kaua sa siin oled kulgenud selle jõe peal? Nagu millal? Nii kaua kui elanud, nii palju kui issand aastad on andnud algusest peale. Ainult siin ongi kulgetud. Jaa. Jõgi on muidugi nüüd, jõgi on näinud erinevaid päevi, eks ju. Kunagi ta oli peaaegu kinni kasvanud, eks ju. Mingisuguse nõukogude mälestus, eks ju. Aga praegu ta on ju nagu, no ikka ütleme, suur ja ilus jõgi. Jah, võib öelda, et nõukogude ajal me olime kõik kinni kasvanud. Keegi kasvatas meid kinni. Nüüd on meil õnnis vabadus ja kõik on vaba. Me oleme vabad nagu Kasari jõgi. Me oleme vabad nagu Kasari jõgi, täpselt nii see on. Seda vabadust tulebki just nimelt jaanilaupäeval nagu, võiks öelda, nagu nautida. Ja ära kasutada nõrkemiseni. Jah, kuigi me ei ole nagu sellised nõrkejad ka, eks ju, selles mõttes. Ei, me ei kavatsegi. Seda me ei ole nii peab. Aga ma siiski arvan, et kolmapäeva lõunapaiku saab meie jaks otsa. Kuskil niiviisi. Aga räägi nüüd üks lugu, mis on siin jõe peal näiteks ka juhtunud nagu niiviisi. Et kõik ei ole saanud olla ju lihtsalt nagu tead siuke sile kulgemine, eks ju. Jaa, muidugi siin jõe peal on üht-teist toimunud. Mõned on sellised lood, mis vajavad pisut ajaloo sellist selginemist, aga üks lugu, mis on nagu parasjagu juba selginenud, on see, et kuskilt sealt teenuse poolt aastat 80 tagasi tuli üks pasunakoor, läks Kasarile laulupeole sinnapoole. Jõgi on siin 12 meetrit sügav ja kusagil siin läks nende paat ümber, selle teenuse pasunakoori paat. Ja kõik nende pasunad läksid siia põhja. Ja kuuldavasti üks nendest pasunatest oli hõbedast. Mäletan, et vanaisa alati jaanipäeval ja muudel toredatel päevadel rääkis sellest hõbedasest pasunast. Ja mida temagi oli otsimas käinud, aga no paraku ei leidnud. Ja nii meiegi, aga me loodame, et võib-olla jaaniööl see hõbedane pasun, teenusemeeste hõbedane pasun kuidagi väga kirkalt särab ja äkki me saame ta ikkagi täna võimatuse ju ei ole, eks ju, ütleme nii, võimatuse ei ole. Aga pasunamehed ehk siis nagu pasundajad ikkagi tulid välja eluga. Tulid välja ega pidu ilmselt pidamata. Kuigi hea, kui nüüd meenutada, mina olen siin jõe ääres ju ka, ma olen siin ikka olnud ka aegu ja ööbinud ja niiviisi, sest teinekord kuskil peale kella 3 öösel siis nagu kuuleks sükest õrna, sükest nagu pasunakoori heli, eks ju. Ei saa välistada, et siin nagu on. Ja ma usun, et see hääl nagu meenutab ka, et üks nendest pasunatest on kindlasti hõbedast. No nii, olulist informatsiooni, eks ju, et kui keegi tahab ka tulla otsima Kasari jõest hõbepasunat. Aga paraku üks häda on sellega see, et hõbedat magnet ei võta sunni. No näed, jälle huvitavad teadmised, eks ju, nagu võiks öelda, nagu kooliprogrammi meenutus siin nagu. Aga mida on magnetiga siit välja tulnud? Mis siin on nagu? Vaata neid asju, mida magnet võtab, neid on ka siit ikka tulnud päris palju. Aga nendest meie avalikult täna siin ei räägi. No, meil on teine suletud kanal veel, seal siis võite juba lähemalt kuulda võib-olla kunagi, ütleme siis niiviisi. Aga kuidas kalapüügiga nagu on? Siit ju ikkagi peaks, kujutan ette siin vee sees, vaatame, on siin näha, kala siin elab, eks ju nagu. Kalapüügiga on nii ja naa. Ütleme nii, et kui olukord nõuab, siis nälga ei jää päris kindlasti. Aga kui
tahta väga selline korralik vabariigi kodanik olla, siis ei saa siit midagi. Ahah, selleks on tarvis kasutada siis illegaalseid meetodeid, eks ju, nagu millest... Ütleme nibin-nabin niimoodi. Ja ma olen muuseas siin kandis ikka sõidavad ringi Keskkonnainspektsioon ja kõik niiviisi, et ega siin niisama ju ei saa, aga sa oled ikka nagu ju lanti siin lohistanud, eks ju, nagu, et... Jah, no landi lohistamine, ma ütleks, et landi lohistamine, sinna võib panna peaaegu võrdusmärgi viina võtmine. Nojah, kulukas tegevus, ega see on nagu niiviisi, et kui me ise käisime sinuga ka, siis vist nagu 4-5 lanti läks ära ühe korraga, eks ju, nagu nii, mingit augi küll ei näinud. Aktsiisid ja maksud ka tõusevad uuest aastast, ega see landi loopimine ja lohistamine, ega see odav lõbu ei ole. Palju meil seda akut üldse on? Kas on täitsa võimalik, et me jõuame kuhugi ja siis me seal lihtsalt ka oleme, nagu ütleme nii? No kuhugi me jõuame päris kindlasti, aga on väike võimalus, et me jõuame tagasi ka. Aha. No, meil on ka aerud, eks ju, selles suhtes nagu niiviisi ja jõgi teadupärast ka voolab, nii et me praegu liigume vastu voolu, eks ju. Meil on ka aerud ja veel üks oluline aspekt, kui me mõtleme tänasele jaaniõhtule, veel üks olulisem aspekt on see, et igal pool, kuhu me iganes oleme teel, igal pool ootavad meid ees lahked seltskonnad, kes vähemasti homme õhtuni on valmis meid kostitama. Et kui me ka sinna pilgu ettepoole pöörame, siis sealtki üks pisike lõkkesuits paistab ja ma usun, et me võime ka selle suitsu juurde jääda, kui meil peaks see tahtmine tekkima. Korraks võib ju vaadata, eks ju, nagu selles mõttes, et siuke väike nagu vikingite randumine, eks ju. Siin on käidud, aga jõgi õige pea ju hargneb, eks ju, siin on mitu jõge, eks ju, ja ta on igas külas, ta kannab eri nime ka, see on tegelikult päriski segadust tekitab. Vigala jõgi, eks ju, kus on Sipa. No jah, iga mees oma külal oma nime järgi nimetas seda nime. Ikka minu jõgi, kui ta minu külast läbi voolab, siis see on minu jõgi ja minu küla nimega jõgi. Mis seal teiselt pool toimub, mis see minu asi on, kuidas nemad seda nime. Vati jõgi kuskil oli siin, ma tean. Kus kohas on Vati jõgi nagu? Vati jõgi on Vati silla juures. Aha. Vati jõgi voolab Vati silla alt läbi. Olen kuulnud laulu, mul tädimees endal laulis sükest laulu, nagu kui Vati jõgi põles ja õlgedega kustutati. Sükka huvitav laul oli nagu niiviisi. No see on sula tõsi. Aga on siin veel mingid kasari, mingid tondijutud ka on nagu niiviisi, kujutad ette suur, sügav, siuke tume jõgi, eks ju, siin on ikka juhtunud asju, et see pasunakoor tuli välja, aga on ka mõni siuke lugu, nagu kas on ka keegi nagu sisse jäänud, ütleme. Päris kindlasti on sisse jäänud ja neid ei ole ka sugugi mitte vähe. Aga üks kõige tähelepanuväärsem sissejäämine oli enne teist maailmasõda endise Eesti Vabariigi ajal. Üks Tallinna rikas kaupmees tuli ka siia suve veetma lõbusalt. Temal on mälestuskivi lausa jõekalda peale pandud. Aga uppus ära, aga temaga juhtus niimoodi, et naine oli tal paras selline kooner, nii nagu paraku naised teinekord on. Teinekord? Ja, mitte meiega seda meiega ei ole seda juhtunud küll kunagi. Nii. Aga tookord ka hakati seda laipa otsima siis aga tuukrid olid ka sellised omaette kavalad tegelased. Pakkusid abikaasale lesele siis 2 varianti. Et üks hind on see, et leiame üles ja kindel summa selle maksate. Teine variant oli tunnitasu. Aga see lesk mõtles, et pagan selle leidmise summa tundus nagu kallis, et äkki leiavad homme üles, et tühja kah, et võtame selle tunnitasu variandi. Aga otsisid tuukrit päeva, 2, otsisid nädala, ei leidnud, otsisid kuu, otsisid teise, ikka ei leidnud ja nii ta leidmata jäigi. Aga tasu see ikka tasub. Tunnitasu nagu niiviisi, jah. Nii et edaspidi, kui peab otsima laipa, siis tunnitasu ei tasu ära, eks ütleme niiviisi.
tulemustasu on see, mida tuleb me kõik oleme laiba otsimise puhul nagu tulemus orienteeritud. Vaat see on õige mõtlemine nagu niiviisi. Aga miks ta ära uppus sinna üldse? On seda ka teada või? Seda ei ole teada. Kukkus jõe äärest kuidagi sisse nagu või? Noh, enamasti nad siin ikka on sellises liiga ülemeelikus tujus ise hüpanud sisse ja võib-olla mõni näkk on ka ikka natuke aidanud, on käe sirutanud ja öelnud, et tule ja ole kuule. Ja sügavust palju jõel, sa ütlesid, jõel oli sügavust ikka päris palju siin on. No siin kohati on ikkagi üle 10 meetri juhtima. Ma arvan, et siin kohas on, kus me praegu oleme, siin on niisugune 6, 7, 8. Aga teda süvendati millalgi, eks ju siis ka? Süvendati vabariigi ajal, jah, see oli selline suur regionaalprojekt, nii nagu see kohalik raudteegi siin on. Aga seda kohta, eks neid süvendati ikkagi selliste kohtade pealt, kus oli midagi süvendada, et kus on jõgi niigi looduslikult 12 meetrit sügav, ja mis see seal süvendada. Jaa, no kuule, aga me kulgeme edasi, vaatame, kui me oleme mingi jaanitule juurde jõudnud, siis võib-olla teeme sealt küll üritus, et ega selle jutu peale tuleb väike keelekaste ka teha.